Alustan täna siis sellise infoga, mis aitab järgmine aasta hakkama saada, mis on järgmiseks aastaks sellised märksõnad ja tähelepanekud, mida arvesse võtta. Esimene on siis, et minu pildis aastakivi, mida kasutada. Järgmine aasta on lumikvarts. See on selline natukene piimias läbipaistev, aga mitte täiesti läbipaistev. Ja järgmise aasta energia on samasugune, selline puhas, süütu, isetu ja hästi neutraalne. Et ta pigem ei tekita mingit nii-öelda tunnet ja seda on meil järgmise aasta jooksul nagu vaja ka. Et olla hästi neutraalses nii-öelda energias. Aasta number on 1 ja kui aasta algab 1. jaanuar kokku panna, siis number on 3. Nii et number 1 ja number 3 siis tähtsustada või rohkem tähele panna. Ja 1 on siis uus algus. Kõik on nagu värske, toetatud, hoitud ja hästi värskete puhaste mõtetega. Et kui tuleb selliseid mõtteid pähe, mis on täiesti uued, siis on see hea, et need vanad mõtted nii-öelda enam ei sega, vaid saabki see mõttepuhtus tulla ja olla värske. Lõhnadest kasutada kindlasti sidrunheina, sidrunit, laimi ja apelsini, sest need on need lõhnad, mis on neutraalsed. Selles mõttes, et sidrunheina, sidrunit, laimi võib kasutada nii mees kui ka naine. Et seda värskust on mõlemal vaja ja mõlemad saavad kasutada. Et kui on juba seal, ütleme, veriapelsin, mis on magusama lõhnaga, siis meesterahvale see juba ei sobi. Ja see tähendab ka sinu sees olev mees ja naisenergia, et neil oleks mõlematel selline nii-öelda hoitus, toetatus ja neutraalsus. Ja kuna on tulihobuse aasta, siis mina soovitan tuleelemente mitte väga palju kasutada. Pigem hoida seda tuld, uutmoodi tuld, seda nii-öelda taltsutamata hobust, keda veel õpetatakse treenima, tasakaalustada veega. Et vaadata, et oleks värske vesi näiteks toas laua peal või siis veeelementi kodudes nii-öelda tõsta, et ta hoiaks tasakaalus vesi, maa, õhk, tuli ja metall. Et pigem rituaalides ja asjades vett kasutada. Et see on hobusele nii-öelda minu pildis siis ükssarvikule turvalisem ja mõnusam. Nii, ja kuidas raha ja küllust siis järgmise aasta jooksul või sees või ajal rohkem nii-öelda manifesteerida, on just tuleb mängu see metallielement. Et hobusel on kabjad, kabjaga maandub ta nii-öelda hobuse rauaga ehk metallielemendiga nii-öelda maasse, et panna hobuse rauda, mis on siis kas tinast tehtud või päris hobuse raud rauast või siis vasest, et mingist metallist tehtud nii-öelda hobuse rauda ja raha panna koos kodus sellisesse kohta, kus on kõige valgusküllasem, kus valgus, see keskpäike paistab nii-öelda peale.
et see aitab maandada külluse ja küllus on siis raha, tervis ja armastus, aitab selle nii-öelda maandada. Et kasutada siis hobuserauda ja raha reaalselt koos. Nii. Need on siis sellised märksõnad, mis on järgmise aasta jooksul tähele panna. Nüüd räägin sellest, kus me praegu oleme energeetiliselt ja kuidas seda nii-öelda seletada kõige lihtsamal moel. Et me oleme siis nagu koridoris. Jah? Siis on meil sellised vanad väiksed uksed. Süü, häbi, kahetsus, kadedus, armukadedus, kurjus, viha. Selle me saame panna ühte sõnasse. See on siis ego. Ego lahustumine. Sellele perioodile on pandud palju nimesid, aga ütleme siis, et see on see kvanthüpe tihedamast energiast hõredamasse ja kergemasse ja rohkem elavamasse energiasse üleminek. Kuldajastu, veevalaja ajastu, tunnetusajastu, selgeltnägijate ajastu, et siin saab palju erinevaid vasteid sellele öelda. Põhimõtteliselt on see mees jõu ajastust naisväe ajastusse minek. Ja kui siin me hakkame kinni panema neid vanu uksi, ehk me ei pea süüdi tundma, sest me kõik elame seda elu esimest korda. No, me ei pea kahetsema, sellepärast et iga valik, mida sa teed praeguses hetkes, on sinu jaoks parim valik. Ja uued uksed on vähem ja suuremad. Ja siin me saame panna sellele nii-öelda siis nimeks kas armastus või teine hea sõna, mida kasutatakse ja võikski kasutada, on jumalikkus, jumalikku energiasse. Ja meie siis oleme enda selle DNA-ga siin sees. Muudame nii vaimset kui füüsilist DNA-d selle liikumise käigus. Ehk meie mõttemuster muutub käbinäärmest sabakondini. jah? Muutub meie mõttemuster ja kui mõttemuster muutub, siis muutub ka suhtumine endasse ja maailma. Meesjõud on see siis, kes päevasel ajal laeb sinu energia maha. Naisvägi on see, kes öisel ajal laeb sinu energia peale. See on see ringjos liikumine, mis meil on, mis on nii-öelda siis normaalsus. Ja mis on selle perioodi jooksul, ehk siin koridoris olemise perioodi jooksul kõige tähtsam? Kõige tähtsam on see, et me läheme individuaalseks, tahame või ei taha. See tähendab seda, et seda hüpet saad teha ainult sina ise. Mitte keegi ei saa sind nii-öelda lükata, mine või siit tõmmata, et tule. Vaid et see kõik on ainult sinu enda sisemine otsus. Sina ise pead otsustama. Iga inimene otsustab vastavalt enda julgusele, vastavalt enda teadlikkusele ja ka teadmistele. Tähtis on siin nii-öelda sinu enda sisetunnetus. Kuhu sa liigud täpselt, millal sa liigud ja millise kiirusega sa liigud.
kas teed selle koridori nii-öelda ruttu uksed kinni ja liigun edasi või sa hoiad ennast natukese siin koridoris, et äkki mul läheb siit vanast midagi vaja või äkki ma kaotan midagi, kui ma siin kõik uksed kinni panen. Ja me kõik kardame nii-öelda teadmatust ehk tulevikku, aga tegelikkus on see, et seda ei tohiks karta, sest see on looduse rütmiga hästi ühes rütmis selline liikumine ja me kõik oleme selles, mitte ainult sina, mina ja eestlased, vaid kogu maailma inimesed, sellepärast et maailma ja universumi energia on sellega seotud. Tahaks veel öelda selle sõna jumalikkuse kohta midagi. Et kuidas teie kujustate või kujutate ette Jumalat? Kus see Jumal asub, milline ta välja näeb? Et armastus ei ole on ju ainult siin sees, südame sees tunne, vaid et see on igal pool. Igal pool on nii-öelda seda armastuse tunnet ja jumalikkus on täpselt samamoodi, ta on igal pool. Ta on igal pool meie ümber, universumis, maailma ümber, Jupiteri ümber, Marsi ümber, et see on kõik see nii-öelda see üks energia ja sellele energiale saame me nimeks panna jumalikkus. Ja sealt kasvavad välja, ütleme siis sinu enda algallikas, Eestimaa algallika energia, Jupiteri, Marsi, päikese, kuu nii-öelda algallika energia. Et see on see, kus kõik saab alguse. Et järjest laetakse sellest jumalikkusest kõiki energiaid, mis on vaja nii meil kui teistel planeetidel. Et see on see, kus kõik alguse saab. Ja Jumalat me ei saa ette kujutada. Me võime mõelda, et kui meile on öeldud, et me oleme Jumala lapsed, siis meie, see tavateadvus mõtleb, ahaa, kui ma olen tema laps, siis see tähendab, et tema on inimese vormis. Naised kujutavad teda ilusa halli habemega vanamehena seal pilvede peal, mehed kujutavad ilusa saleda blondiini naisena seda seal pilvepiiri peal. Et me paneme ta nii-öelda oma pildis, oma mõtetes füüsilisse vormi, aga tegelikult kõik füüsiline vorm, mis meil siin on sealt alguse saanud, eks ole. Et inimene on nagu siis televiisor või raadio või wifi aparaat, lihtsalt see energia tuleb selle inimese siia DNA-sse. Raadiolained tulevad raadio sisse, televiisori lained tulevad televiisori sisse. Et me saame siia panna kõik niimoodi ritta ja tegelikult on siis kõik ühest algallikast tulnud ja alguse saanud ja saab edasi ka järjest rohkem ja rohkem. Et kui meil on nüüd tavapärane kasutada seda interneti AI-d, siis tegelikult on meil sajandeid olnud võimalik kasutada vaimset AI-d kogu aeg, eks ole, ja seda jumalikkust saabki siis natukene nii-öelda öelda, et see on see vaimne AI, kes tegelikult aitab sind igat pidi, kui sa oskad promptida ehk küsida ja nii-öelda vastust siit enda seest võtta või välja lugeda. Nii. Jõudsime siis siiani, et on see suhted ehk suhe iseendaga ja see individuaalsus, sina kui isiksus on kõige tähtsam. Ja kui vanasti me elasime endast väljapoole, ütleme niimoodi, et läksid poodi, vaatasid, mis seal müüa on ja siis tegid otsuse ja ostsid. Ehk väljapoolt sissepoole tuli kogu info. Siis nüüd uues ajas
siin koridoris ja peale seda, kui sa oled koridori läbinud, ehk jõudnud enda jumalikku algallikasse, see, millega sina sellesse kehasse tulid, selle DNA-s nii-öelda siis liikuma, siis on pigem see, et ennem juba, kui sa poodi lähed, sa tunned, et sul on kõht tühi, keha ütleb, et vot ma tahan täna mannaputru ja kohvi, siis sa ka selle teed, eks ole, ja sööd. Et ei ole see, et ma vaatan, mis väljaspool on ja siis selle järgi toimin ja tegutsen, vaid see, mis tunne siit sinu seest tuleb, mida ma tahan, tekib konkreetsus ja lähen ja ostan ja võtan. Et enda puhul ka seda tähele hakata panema ja kuidas te saate seda nii-öelda tõmbumist tõukeks muundada, on see, et tänutunne aitab igasuguseid energiaid tasakaalustada ja neutraliseerida, et ei oleks liigselt illusiooni, et ei oleks liigselt ebareaalsust, vaid on normaalne reaalsus ja reaalne normaalsus. Ja kui teha tänutunnet, iga päev võiks teha vähemalt korra, tänada, aga mina soovitan nüüd alustada siit enda seest. Kõigepealt tänad enda keha, et sul on kodule see hing, milles sa oled. Ja? Tänad enda hingeenergiat, tänad neid riideid, mis sul siin seljas on, tänad seda sööki, tänad seda kodu, tänad perekonda, siis juba tänad tööd ja nii edasi, et endast alustad ja endast väljapoole lähed siis tänutundega. Mitte see, et kõik teised tänad ära ja ennast unustad ära, vaid et kõige tähtsam on nüüd see, et ma tänan kõigepealt iseennast ja lükkan enda sees tänutunde käima, et siis saavad teised ka heas mõttes sellega pihta. Ja kuna tänu ja palve on väga sarnased, väga sarnase energiaga, seal on õhkõrn vahe, et meil on tehtud jumalakojad, kus me käime palvetamas. Ehk kui ma lähen kirikusse või minu pärast kas või kuskile palvelasse või mosseesse või meil ei tule praegu meelde, mis on, kui sa lähed ashramisse, kuidas neid nimetatakse seal, aga kui sa lähed nii-öelda palverännakule, siis tegelikult sa lähed nagu tänurännakule tänu avaldama, et sa loed võib-olla kirikus selle meie isa palve, aga tegelikult sa tänad teda. Nii et see tänu on täpselt sama, mis palve. Et alustada tänutundest, siis saate paremini hakkama sellega, et sina oled sina ja teised on teised. Soovitan kasutada ka toetuslauseid, mina olen enda elu teel ja julgen elada enda elu. Need on need 3 asja, mis aitavad sul keha, hing ja vaim olla siin enda sees mõnusasti nii-öelda paigal. Mis veel? Kui aru ei saa, siis kohe küsige, julgelt küsige, et kui midagi on, ma saan kohe nii-öelda seletada. Kui on selliseid endast välja minemisi, närvi minemisi, mis iganes, siis tule kohe enda sisse tagasi. Ära lase endal liiga kaugele endast minna, sa ei leia enam seda koduteed. Et selle kohta on lause, et sa võid endast välja minna, see on lubatud, aga tule kiiresti tagasi. Ja? Et tõmba ennast kohe enda sisse. On need laused, tänamine ja hingamine. Et esimesed asjad, mis me valime, ehk need koodid, esimesed sinu enda koodid on siis sinu ajud ja süda. Ehk suuraju
kukla taga väike aju ja seljaaju. Jah? Kogu meie vaimne info käib läbi meie lümfisüsteemi ehk meie nii-öelda ajude käbinäärmest sabakonti. Jah? Ja teine, mis me valime, on süda. See tähendab südamerütm. Miks me oleme 4-5 kuud ema kõhus nagu väiksed krevetid? Just sellepärast, et see info on see esimene info, kus keha ja hing hakkavad koostööd tegema. Ja südamerütm on arstide jaoks nagu kõige tähtsam, et kas ta kuulab seal nii-öelda kõhus neid südamelööke, siis see tähendab sinu elurütmi. Kas sa tuled kiire rütmiga või aeglasema rütmiga. Mis tähendab kiire ja aeglane rütm? Ütleme, et kui meie elu on nagu selline karikas, ja? Siis me tuleme siia kogema kogemusi, nautima, kogeme seda, kogeme kooli, lasteaeda, ülikooli, perekonda, sugulasi, sõpru, sõbrannasid ja kõike erinevaid kogemusi seoses sellega. Osadel on lihtsalt seda kogemusi valitud vähem, ehk ta ei oota elult palju, pigem ta tahab lihtsalt rahulikult võtta ja puhata ja paljudel on see suur ehk kiire, ma tahan veel kogeda. Siit tekib sinu enda elu elamise rütm, et kui palju kogemusi sa tahad nagu kogeda. Ja hingamine. Hingamine peaks olema siis aju ja südame vahel. Kõige parem hingamine on siis see, et hingad rahulikult sisse ja hoiad 5 sekundit kinni. Hinge kinni, siis hingad rahulikult pikalt välja, niimoodi, et valus ei ole kopsudel ja hoiad 5 sekundit kinni. Selline päeva jooksul 2 korda teha, aga 1 kord teha selline 7-8 korda sellist rahulikku pikka sisse-välja hingamist, et kui sa hingad sisse, siis see õhk jõuab siia 3. silmapiirile ja kui sa hoiad kinni, siis ta jõuab siia kroonchakra nii-öelda varre juurde, kus siis sinu enda energia saab peale ja maha laadida. Ja kui sa hingad välja, siis ta jõuab siia südame keskele, aga kui sa hoiad kinni, siis ta jõuab sinna südameklappideni. Ehk sinu algne valitud energia ja sinu elu kiirus on ühes rütmis ja nad saavad omavahel suhelda, ütleme nii, et pea ja süda ei lähe kaklema, ehk tavateadvus ja alateadvus ei hakka omavahel kaklema, et see tavamõtted ei manipuleeri selle alateadvusega, vaid et alateadvus saab kogu aeg seda sisetunnetust lahti hoida ja sind ennast lugeda. Sinu see jumalik energia ehk algallika energia, millega sa sellesse kehasse tuled, teab, mis see keha vajab, teab, kuhu see keha läheb, et keha ei tea, aga sinu hingeenergia teab väga täpselt, mis kogemused sa oled valinud, kellega koos, millisel ajastul, millisel ajal, kuidas, et tema teab kõike ja ta lihtsalt sinu hing lükkab keha sinna, kuhu sul on tegelikult vaja minna. Ja siis soovitan teha, et saavutada see neutraalsus, mis on siin natukene vajalik. Mitte natuke, vaid isegi päris palju. Et oleks see neutraalsus. Et seda saavutada, siis maailma kõige lihtsaim meditatsioon on see, et võtadki endale aja, istud ja enda peas kordad tühjus, vaikus, tühjus, vaikus, tühjus, vaikus. Tühjust on siia sinu enda hingeenergiale vaja, et siin oleks ruumi nii kehal kui sellel hingel, et need rakumälud saaksid sulanduda ja vaikust on siis nii-öelda selle tavateadvuse puhul vaja, et sul need tavamõtted ehk ärevuse või hirmu või muremõtted ei tuleks siia liiga toonusesse. Sest sinna, kuhu sa tähelepanu pöörad, seda sa saad.
aga kui sa pöörad oma tähelepanu tühjusele ja vaikusele, siis seda sa saad. Su enda sees tekib vaikus, sa oled kohalolus ja suudad olla neutraalsuses. Nii, oli mõistetav. Ja siis ma loen siit enda nii-öelda ühe märksõna, et hoidke eluteel enda kiirust, et parasjagu on parasjagu pidurit ja mitte gaaspõhja või kogu aeg käsipidur peal. See tähendab seda, et vaata, kui see midagi, mida sa koged, ongi sinu elukogemus, sa oledki valinud seda kogeda, siis ära tee sellest probleemi, eks ole, vaid et ma kogengi seda ja ma peangi seda ja ma tahangi seda kogeda, ma liigun siit kogemusest edasi. Et kui sa teed praegu võib-olla enda sellest mingist päris elukogemusest probleemi, siis sa ise pidurdad enda elamise rütmi või siis teed iseendast endale vihavaenlase. Et endaga tuleb nii-öelda olla parim sõber. Kuidas me saame keha hoida tasakaalus? Nii, meil keha koosneb võrgustikust. Ütleme, et siin on see neutraalsus. Ütleme, et sul on see südamerütm, eks ole. Siis sinu luustikul on samamoodi oma rütm. Ja, iga see võrgustikku toetab üks kindel vitamiin ehk kindel aine, mis aitab sellel kas luul, lihasel, nahal, närvil, verel nii-öelda olla ühes rütmis, eks ole. Nii. Ja kui sa nüüd lähed näiteks närvi, keegi ajab sind vihaseks või sa ajad iseennast vihaseks, sellepärast, et võib-olla sa ei tea tegelikult päris infot, aga sa juba otsustad ja teed mingeid lahendusi siia, mõtled välja probleemi ja siis hakkad seda lahendama, aga tegelikult seda ei olegi. Ja siis läheb siin üks nii-öelda kehavõrgustik sellest rütmist välja. Ja? Aga kui nüüd, ütleme, kas luu või lümf, mis iganes, läheb siit välja sellest neutraalsusest, siis kogu kehavõrgustik saab kannatada. Et siis kas veri tuleb appi seda tasakaalustama või lümf läheb kiiremaks, tuleb seda nii-öelda alla sikutama. Et sedasi nii-öelda keha ise oma teadvusega ja teadlikkusega tasakaalustab ennast. Aga mis on kõige tähtsam sinu keha puhul? Lähtudes just sellest, et need 3 aju on esimesed asjad, mida sa valid ja süda, ülejäänud teeb loodus. See on täpselt nii lihtne, et kui sina võtad ja valid redise seemne ja sa valid, kuhu mulda sa ta paned. Sa paned selle redise seemne maha, see on teadlik otsus, teadlik valik ja ülejäänud teeb kõik loodus. Sa ei saa nii-öelda teda väänata, pöörata, et võt kasva sinna suunas ja kasva nii magusaks ja kasva nii punaseks, vaid selle teeb kõik loodus. Täpselt samamoodi on, isa paneb nii-öelda siis seemneraku, munaraku sisse kasvama, eks ole, see on teadlik otsus tegelikult. Aga vaimne teadlik otsus on see, kui palju mul on vaja nii-öelda seda aju kasutada ja kui palju mul olen valinud seda südant kasutada. Ja selle juba teeb loodus. Et milline see laps sealt ema üsast välja tuleb, see on looduse teha. Ja kuna me esimesena valime aju, siis alati sa saad ennast muuta, toetada, mitte küll kõike, aga sa saad ennast nii-öelda tasakaalu viia nii hingeliselt kui füüsiliselt, alustades alati ajust. Sest aju on sinu jumalikkus ehk sinu enda isiklik algallikas. Et
kui lähed närvi, mõtted lähevad ärevaks, aju. kui jääd haigeks, siis haigeks jääd sellepärast, et sul on olnud pahad mõtted siin peas. Kas muremõtted, hirmumõtted, vihamõtted, kättemaksumõtted, vahet ei ole, mis need on. Aga need mõtted lükkavad nii-öelda selle süsteemi paigast ära. Ja kogu vaimne info käib läbi lümfisüsteemi. Nii et kui sul on vaimselt keeruline, kui sul on füüsiliselt raske, siis vaata, et su lümfisüsteem oleks toonuses, sest lümfisüsteemi kaudu käib kogu vaimne info ehk suuraju käbinääre saadab signaali, väikeaju teeb selle hinge jaoks söödavaks ja saadab mööda selgroo lülisid ja selgroo aju ehk seljaaju sabakonti, kus on sinu vaimne info. Ja lümfisüsteemi haldab harknääre ja see on sinu nii-öelda immuunsuse haldur ja on sinu nii-öelda keha keskmes. Just see koht, kus sinu füüsiline rakumälu ja vaimne sina ehk vaimne rakumälu saavad kokku. Ja kuldenergia käibki siit südame tasandilt. Et süda annab siis nii-öelda sellele hoogu juurde. Lümfisüsteem kõige tähtsam on siis ferritiin, mitte ferrum, raud, see on vere jaoks tähtis, vaid ferritiin. Ja kõige looduslikum ferritiin on spiruliina ehk rohevetikas. Ja see on see tatt ehk selatiin, mis on igal pool meil liigeste vahel ja ajus, sest aju on põhimõtteliselt nagu väike tati ollus, seal pole isegi lihast, et nagu tarretis. Et kui tahad ennast hoida tasakaalus, siis pööra tähelepanu hingamisele, enda rahustamisele ja et sul oleks lümfisüsteem nii-öelda hoitud ja toetatud. Et nad oleksid nii-öelda ühtses rütmis ja kui on vaja tasakaalustada, et siis nad tasakaalustaksid nad nii-öelda pehmelt võrdseks. Nii, oli mõistetav? Väga hea. Kui on miskit küsida, julgelt küsige. Selle rääksin ära. Nüüd ma otsin ühe paberi endale nii-öelda abiks. Nii. Et sellest me oleme rääkinud, aga peatume selle peal veel, sellepärast, et seda on meil vaja mõista ja aru saada, et kui me lähtume sellest, et aju on tegelikult kõige tähtsam, nii füüsilised kui vaimsed hädad hakkavad teie ajust mõttejõuga. Me oleme valmis lõhkuma kõike ja mõttejõuga me oleme valmis kõike üles ehitama. Ehk suhtumine iseendasse ja suhtumine maailma. Nii, ütleme, et siis on meil see aju. Joonistame niimoodi. Et ajul on siis kuklasagarad ja otsmikusagarad. Tal on 2 poolt, vasak ajupoolkera ja parem ajupoolkera. Ja need vastavad nii-öelda meesjõule ja naisväele. Iga ajuosa ehk ikkagi 4 osa vastavad ühele iinile ja need kokku teevad õnnehormoonid. Et igasugu vitamiine asju me saame sisse süüa, aga õnnehormoone sisse süüa ei ole võimalik, sest see keemialabor tekib
siin meie enda sees. Et on siis endorfiin, dopamiin, oksüdotsiin ja serotoniin. Ja kõik need iinid on seotud looduse rütmiga, sest me oleme looduse üks osa. See tähendab seda, et need on seotud ühe elemendiga. Vesi, maa, õhk ja tuli. Ja. Kui meil näiteks oksüdotsiini jääb väheks, siis me peaksime hingama. Kui meil serotoniini jääb väheks, peaksime tõstma tuleenergiat. Ehk kas reaalselt vaatama kaminatuld, küünlatuld või sööma nii-öelda tuliseid toite, mitte siis kuumas mõttes tuliseid, vaid ikkagi nagu vürtsid. Aga elemente on meil 5. 5. on see, mis meid maandab, nagu päriselt maandab, ja see on metall. Kui nüüd vesi, maa, õhk, tuli on kõik võrdsed, ütleme, siis energia käib meil ringiratast, 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 kõik energia on ringjas. Kõik energia töötab ringiratast. Aga energeetiliselt on meil vaja, et meil energia oleks spiraalne, ehk me laeme maha ja laeme peale. Et oleks kogu aeg see liikumine nii-öelda algusest lõppu, lõpust algusesse, algusest lõppu, lõpust algusesse. Öö, päev, mees, naine, feng shui, kuu, päike, maa, taevas ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja metallielement lükkab meil siis selle energia spiraalselt liikuma ehk käbinäärmest mööda selgroogu alla ja mööda selgroogu ülesse, ehk see seljaaju on siis sellel hetkel tähtis. Ja kuldenergiasse liikudes, siit me liigume siis kuldenergiasse, vanast vikerkaare energiast kuldenergiasse. Siis kuldenergiaga sulandub kõige paremini vask, et reaalselt kullale sulatataksegi vaske juurde ka. Et meil on vasksed mündid, 5, 2, 1, võtage üks kotikene, panna sinna sisse ja hoidagi siin pea peal. Et see metallielement saaks nii-öelda anda hoogu juurde käbinäärmele, et ta saadaks maandava konkreetse selge signaali, mis jõuab siia sinu sisetunnetusse ja sisetunnetusest tuleb nii-öelda kroontšakrasse tagasi. Ühes meditatsioonis oli juttu, või tähendab, naised tõid välja, et sellepärast kasutataksegi fooliummütse, siis fooliummütsiga sa võid rikkuda täiesti ära vesi, maa, õhk, tuli, need elemendid. Kui sa annad tulele tuld juurde, väga hea. Kui sa annad veele vett juurde, väga hea. Aga kui sa paned nad kõik kokku, kui sul see fooliummüts peas on, ütleme, siis võivad nad minna errorisse. Ja mis siis juhtub tegelikult ajuga? On see, et ta väsib hästi kiiresti ära, sest see ei ole tema loomulik liikumine. Nii-öelda see info ja energia maandub selle lõge koha pealt. Mitte siit ega siit tagant, vaid lõge koha pealt. Et mina soovitan nii-öelda pea peale kasutada vaske, võite ka fooliumi panna, aga et see oleks metallielement. Siis on teil juba lihtsam iseenda sisetunde ja iseenda teadlikkusega koostööd teha. Nii. Oli mõistetav, eks ole, et need on need nipid, mis te siis saate teha.
alustada ajust, teha hingamist, meditatsiooni, tühjus, vaikus ja endaga nii-öelda kooskõlas olla. Nii, siis ma toon ühe näite veel siit siia liikumise juures, mis siis juhtub, mis siis tegelikult juhtub. Kuna me liigume meesjõu ajastust naisväe ajastusse, siis meesjõud on konkreetsus, täpsus ja töö. Füüsiline, sest reaalselt mehed armastavad materiaalselt ehk füüsiliselt, naised emotsionaalselt ehk vaimselt. Täpselt nagu sinu ajupoolkerad. Üks on ratsionaalsus ja teine on nii-öelda see sisetunnetuslik taju. Kui meesjõu ajastus hoidis energiat nii-öelda konkreetsuses, peaingel Miikael oma mõõga ja mantliga said läbi lõigata, kaitset peale panna ehk seda maandust teha ja olla selles füüsilises maailmas sees, mis on normaalsus, vana aja normaalsus. Uue aja normaalsus on siis see, et sa tajud ja tunned rohkem ja alles siis tegutsed. Ehk mitte see, et sa pead kogu aeg õppima, sa pead kogu aeg tegema, sa pead kogu aeg olema füüsilises liikumises, vaid vastupidi, sa pead andma endale hingamisruumi, sa pead andma endale aega harjuda ja sa pead nii-öelda ennast hästi tundma ja ei tohi ennast nagu suruda ja punnitada või hambad ristis midagi teha. Siis naisväe ajastut toetab Maarja Magdalena selline, saab ka öelda rüü, selline õrn, hoidev, emalik nii-öelda energia, et ükskõik, mis sa teha tahad, mis sa valid, sa oled selles hoitud. Sa oled lihtsalt selles hoitud nagu kausikese sees. Kui sa tahad elada, siis sa oled selles hoitud, kui sa tahad siit kehast lahkuda, siis sa oled selles hoitud. Et siin on selline kaitse, et peaks peaasi, et oleks kaitstud, aga siin on see, et oleks hoitus. Saab ka selle põhiselt seletada, kui vanasti elasime väljapoole, siis oligi kaitset vaja. Aga nüüd, kui me elame seest väljapoole, siis meil on vaja seda hoitust, et meie enda energia oleks siin hoitud. Et kui ma alustasin enda aura mediaatori karjääri, siis inimestele aura transformatsiooni tehes oli kaitsekeha, selline väike energeetiline kiht, mis panin selline natuke paksem ja sutsukene tihke. Aga kui nüüd teha transformatsiooni, siis see on õhem ja mitte nii tihke, aga energeetiliselt suurem ja paksem vanasti oli nagu raskem energia ja mitte mõistetav, mitte nii hästi mõistetav energia kehale, siis nüüd nii-öelda see väike kaitsekiht on tegelikult nagu hoidmine, et oled hoitud selles ja see on pigem, et sa oled siin enda energia sees hoitud, mitte et keegi ründab sind, sa pead kogu aeg ennast kaitsma, vaid et sa pead suutma hoida enda seda sisemist nii-öelda rahu ja tasakaalu ja seda sinu elamise rütmi ja sinu enda neutraalsust. Ja kuidas või mis see tähendab, kuidas see toimib ja mis see tähendab ja miks see nii on sellepärast, et kui me olime meesjõu ajastus, siis meil oligi seda töö tegemist ja kogu maailma ülesehitamist vaja ja me kasutasime oma meesjõudu rohkem. Ehk vasakut ajupoolkera rohkem ja seda naisväge vähem.
nii mehed kui naised, sest hingel ei ole sugu, ta tuleb kas meeshormoonidesse või naishormoonidesse. Ja nüüd, kui me liigume naisväe ajastusse, siis me tegelikult tasakaalustame need ära. Jah? Et kui nüüd naine oli siin, ütleme, vähem, teeme siin natuke teise värviga, et seda naispoolt me kasutasime vähem, ja meespoolt rohkem. Siis nüüd, et jõuda võrdsusesse, et me kasutaks neid mõlemaid võrdselt, ei pea meesjõudu vähendama, vaid me tõstame seda vaimset ennast rohkem ja siis me olemegi tasakaalus. Ei pea minema hoopa aega tagasi, vaid siit ikkagi, kus me oleme jõudnud edasi, ehk rohkem automatiseeritud, rohkem tehnikat kasutatud, aga et selle kõige juures ja kasutuse juures oleks see turvalisus ja mugavus, et sa oleksid selles hoitud. Ja siis nii-öelda meie enda energia ongi nii-öelda võrdsem ja tasakaalus. Nii, tahan siia veel ühe näite juurde tuua, et kui naisenergia on niipidi kolmnurk nagu WC ukse peal. Miks? Sellepärast, et naine toetub puusadele. Et see on juba looduse poolt paika pandud, et mehed toetuvad õlgadele ja naised puusadele. See on mees jõud ja see on naisvägi. Et miks ei ole naistel laiasid õlgasid, sest nad ei toetu siia, ei energeetiliselt ega ka füüsiliselt. Kui naine tõstab, siis ta ei tõsta siit musklitega, vaid ta tõstab kõhulihastega. Kui mees tõstab, ta ei kasuta kõhulihaseid, ta tõstab siit ja siia tuleb see nii-öelda muskliskond. Ja nüüd, kui energeetiliselt me liigume meesjõu ajastust naise ajastusse, ehk me tõstame seda naisväge rohkem, et aastaid juba kõik on vaimsel arenguteel, kas siit või sealt või kolmanda-neljanda nurga alt, ehk me juba tõstame seda kollektiivtasandil samamoodi. Me oleme rohkem hakanud sellele tähelepanu pöörama, ehk uskmatud saavad ka võib-olla uskuma mingeid asju, mida ennem ei uskunud. Siis see efekt on selles, et kui me oleme siin koridoris ehk üleminek, kvanthüpe, siis meesjõud teeb ühtepidi nii-öelda tiiru ehk salvestab ära selle, mida ta juba kõike oskab teha, füüsiliselt oskab teha, ja naisvägi ehk see teine kolmnurk teeb teistpidi tiiru ehk suurendab enda seda väge, et oleks tasakaalus. Aga meil on pildilt puudu üks väga-väga-väga tähtis asi. Mis puudu on? Just, et sisemine laps on meil siin päikesepõimikus. See on siis sisemine laps. Kui nüüd, ütleme, naine tiirutab, mees tiirutab teistpidi, eks ole, mees sinu sees rapsib, lõhume ära, ehitame üles, teeme veel paremaks, naine rapsib, ei tunne midagi head, tunnen väga head ja nii edasi, siis sisemine laps on kohalolus. Sest meesjõud on rahulolu kõigest füüsilisest, naisvägi on heaolu, et mul on ka hea olla nendes riietes ja mulle maitseb ka see söök, mis ma teen, eks ole. Hoolimine ja hoolitsemine, et mees on see, kes hoolitseb, aga naine on see, kes hoolib. Et kui ma teen sulle söögi, siis mitte nii, et ma teen lihtsalt midagi, vaid et mind huvitab, ma hoolin ka sellest, et see sulle maitseb, eks ole. Aga sisemine laps siin
on see, kes hoiab kohalolu. Kui võtta perekonna muster, perekond ongi ema, isa ja laps, siis on väga tihti laps see, kes kutsub vanemat korrale või kutsub kohalollu, et lõpetage see kaklemine, ärge karjuge. See on tegelikult kohalollu tõmbamine, sest sisemine laps on oma pesas hoitud. Tema on oma armastuses vaba. Ja teda ei saa kohalolust tegelikult välja viia. Et tema on see, kes peab, tema ülesanne on see, kes peab sinu käbinäärmest sabakonti hoidma seda ühte niidikest ja nii paigal hoidma kui võimalik. See on sinu vaimne intelligentsus ja see on sinu kohalolu jõud ehk reaalsustaju ja kriitiline mõtlemine. Nii, sisemine laps on siis päikesepõimik, ja? Elu magusus. Kui teete tänutunnet, alustate iseendast ja väga tark ja teadlik tegu on alustada enda sisemisest lapsest. Et kui sa tänad lihtsalt keha ja hinge, on väga hea, aga kui sa tänad enda seda päiksepõimikut, enda elu magusust, enda kohalolu, enda sisemist last ja siis naist, siis meest, keha, kogu hinge, kõrgemat mina, vaimenergiat, mida iganes ja siis lähed siit endast nii-öelda seest väljapoole. Et see aitab teil ära fikseerida, kui palju on teie naisenergia tõusnud ja mida veel on nii-öelda vaja tõsta ja maandada. Nii. Mõtlen kahte asja, kuidas ma siit kõige sujuvamalt saan minna järgmise nii-öelda punkti juurde. Okei, võtame siis niimoodi, et kui me nüüd liigume siit siia, me kõik liigume, tahame või ei taha, siis põhimõtteliselt meie sisetaju läheb tugevamaks. Ehk see sisemise lapse vaba armastus on veel suurem. Ja? Kui see on siin suurem, see tähendab seda, et see niit käbinäärme ja sabakondi vahel on paks pael, siis see tähendab seda, et meie ümber olev energia on tugevam. Kui enne oli see energia nii-öelda varbaotstest näpuotsteni, siis siin liikumisega läheb ta kindlasti selline 15-20 sentimeetrit kõigil osadel rohkem nii-öelda suuremaks. Ja? Ja meie kõikide energiat hoiab koos üks selline energeetiline kihikene ehk see wifi aparaat või raadio või teleka nii-öelda süsteem, läbi mille ta tuleb siia meie aiu, siis läheb südamesse ja siis tuleb nii-öelda tagasi. Ehk see DNA liikumine. Täpselt sama asi toimub praegusel ajastul ka meie maaemaga. Et tema ümber olev energia suureneb ja maaema ümber olev väikene kaitsekiht läheb laiemale. Ehk magnetvõre, elulillemuster. Kõikidel asjadel on ringas liikumine. Aga meie oleme meie ise, maaema,
Kuu, päike, Jupiter ja nii edasi. Me kõik oleme universumi armastuse ehk algallikas energias. Ehk universumi magnetvõre hoiab seda infot koos. Kui sina saadad signaali maaemale, su mõte läheb siit maaema magnetvõrele ja sealt liigub universumi magnetvõrele. Tuleb universumi magnetvõrelt maaema magnetvõrele, käib siin sees ära, tuleb siia magnetvõrele ja tuleb sinu nii-öelda sabakonti, päikesepõimikusse, südametasandile ja jõuab siia sinu ajusse. See on nii-öelda kogu universumi DNA liikumine. Ja kui meil energia suureneb ühest energiast ehk tihkemast energiast hõredamasse minekul, siis maailma energia suureneb ja ka universumi energia suureneb. Ja me oleme ringiga tagasi seal, kus me alustasime. Kui meie ümber on, ütleme, selline vutimuna-koorekene, siis maaema ümber on suke kanamunakoor ja universumi ümber on selline, ütleme, jaanalinna munakoor, eks ole. Siin on rohkem infot ja korrapärane muster, siin on natuke vähem infot ja korrapärane muster ja siin on veel vähem infot, aga korrapärane muster. Ja täpselt seesama on ka päikse, kuu, Jupiteri, Neptuuni ja kõige muuga, sest kõik planeedid on ühe universumi sees. Täpselt sama toimub nendega. Et energia tegelikult suureneb. Nii, siis jõuame sellesse hetke, kus looduse rütmi järgi iga 10 aasta tagant kustutub meie valumälu. Ja, iga 100 aasta tagant kustutub maailma valumälu. Ja siia meie kõigi. Ja iga 1000 aasta tagant, see ei ole päris täpselt ajaliinil see, mis meie kalendrist teame, see on natukene nihkes, eks ole, kustutub universumi valumälu. See tähendab seda, et armastus ehk see jumalikkus suureneb. Et see, mida enam vaja ei ole, see lahustub ära ja kaob ära, kustutub ära nagu õhku ja need energiat toetavad teineteist ja suurenevad. Ja me oleme jõudnud sellesse ajajärku, kus me saame kogeda universumi valumälu kustutust. Kui sa oled 10-aastaseks saanud, sa ei mäleta enam, mis sa 2-3 aastaselt tegid. Kui sa oled saanud 20-ndatesse, siis sa enam ei mäleta, mida sa pubekana tegid, mis lollusi sa tegid. Kui sa oled juba 30-ndatesse saanud, siis sa enam väga ei mäleta, kuidas sa sealt vanemate juurest ennast välja rebisid. Ja nii edasi, et me kustutame selle valumälu ära, mitte ise, vaid loodus teeb seda. Nii nagu puulähed kukuvad, kuidas seda nimetatakse, komposteeruvad seal, tulevad uued, kukuvad alla, jälle nii-öelda lagunevad siia mullaks, et samamoodi on meil energeetiliselt. Ja kui iga 100 aasta tagant, keskelt läbi 10 siia-sinna, on meil mingite sõdade nii-öelda lainetus. Ehk sõjad tulevad natukene appi seda maailma valumälu kustutama. Et kui oli
ma ei tea nüüd ajalooliselt päris nii täpselt, aga näitena, et kui oli esimene maailmasõda ja tuli teine maailmasõda, siis unustati see esimene maailmasõda ära. Kui nüüd tuli see Ukraina-Palestiina sõda, siis unustatakse see teine maailmasõda ära. Siis tuleb 100 aasta pärast mingi suurem sõda, unustatakse see Ukraina ja Palestiina sõda ära. Ja niimoodi kirjutatakse ümber seda mustrit. Aga kuna kuldajastus ei ole ego, süüd, häbi, kahetsust ja kõike muud, siis siinpool nii-öelda paradiisi energias ei taheta kakelda. Sellepärast, et see mees pool ajus ei ole liiga intensiivne, et parasjagu on parasjagu. Et isegi kui need kakamõtted pähe tulevad, siis see naine tasakaalustab selle ära, et parem istume maha ja räägime, eks ole. Et see meesjõud ei saa minna füüsiliseks kakluseks ja röökimiseks, vaid et see naisvägi hoiab seda nii-öelda ohjes ehk hoitus, ei ole vaja kaitsta, sest kaitse on rünnak. Kui sina tuled mõõgaga, siis mina võtan kilbi, aga kui sa tuled ilma mõõgata, siis mul ei ole vajadust kilbi järgi. Nii. Ja kui me võtame nüüd selle järgi, veel siia segasemaks, ma ei taha uut võtta, sest siit on kogu aeg see pilt ees, siis on lihtsam mõistetav. Aga järgmine, mis ma seletan, ongi siis nii-öelda see ajaline liikumine. Et kui me liigume ringelt, lõpp on uus algus, eks ole. Sünd, surm, sünd, kõik käivad käsi käes. Siis universumi nii-öelda valumälu kustutub ja maaema valumälu on kustutunud, siis need mustrid, meie magnetvõrel, maaema magnetvõrel ja universumi magnetvõrel lähevad ühtsesse rütmi ja korrapärasesse rütmi ja sinna ei mahutu süü, häbi ja nii edasi. Ehk laialiolek ehk korrapäratu. Ja kui meie kõigi algus energeetiliselt sai alguse sisetunnetusest, seda nimetatakse gnoosiseks. See võrdub jumalik tunnetus. Kui meil ei olnud usundeid ja nii-öelda uske, siis olid kõik inimesed lihtsalt selles tunnetuses. Nii. Ja siis, see oli korrapärane muster, on tegelikult siiamaani, aga ta lihtsalt on nagu prahi alla jäänud. Ja siis hakkasid tekkima usundid. Hakati uskuma seda, teist, kolmandat, neljandat. Tuleme siia algusesse tagasi, kui ma küsisin jumalikkus, kus ta on ja kuidas teda kirjeldada, väga keeruline. Aga kui ma ütlen kristlus, teil on kohe Jeesus. Kui ma ütlen teile islamism, te mõtlete kohe otse Allah, eks ole. Kui ma ütlen teile budism, kohe Buda. Ehk siia tulid nüüd nii-öelda need füüsilised inimesed, kes on siis see vahelüli, et tekkisid need usundid ehk uskumised kellessegi. Et tegelikult on see algallikas ikkagi jumalikkus. Lihtsalt üleüldine energia. Ei ole plusse ega miinuseid, ei ole hea ja halb, vaid lihtsalt on energia. Ja kui meil on et paha ja hea, siis meie inimestena oleme selle pannud, sellepärast, et me arvame, et mahalaadimine ja kohalolu tekitamine on paha. Sest me kardame seda. Aga tegelikkuses ei ole, nagu tavaline patarei on miinus ja pluss. Miinus laeb maha, pluss laeb peale. Ta ei ole paha, ta on lihtsalt miinus, ta lihtsalt on ja ta lihtsalt on. Inimesel on tegelikult täpselt samamoodi.
Ma panen ühe märksõna endale siia kohalolu. Siis ma saan seletada ühe nurga alt veel. Nii, aga jõuame siia gnoosisesse. Miks see lappesse läks, miks tulid siin usundid ja need asjad, on kasuahnus. See on see Aadama ja Eeva lugu. Keegi peab olema süüdi, keegi tegi valesti, keegi ütles halvasti, keegi tahtis kedagi mürgitada. Eks ole, hakkas egole toitu tekkima. Ennem seda lihtsalt ei olnud. Sest oli lihtsalt jumalik tunnetus, kõik tegid nii, nagu nendele tundus õige ja oli kõik okei. Aga mis tekkis, oli kasuahnus, mis lükkas. Kirjutan siis ikkagi siia. Kasuahnus. Ja. Kui panna siia tühimik, siis inimesed läksid ahneks, et kuskilt kasu saada. Ja? Hea sõna. Ja tekkisid usundid, tekkisid sõjad, tekkisid kaklused. Ja siis hakkas maailma seda nii-öelda ümber kirjutama, universum tuli siit järgi. Ja nüüd me oleme jõudnud sellesse samasse tagasi, kus me oleme alguse saanud. Sõjad, usud, kasuahnus, ego, nartsissism, julmus, kõik. Ja me jõuame siia tasapisi tagasi. Ja me oleme siin selles koridoris, mis vajab lihtsalt ühte kümnendit. Kui inimese valumälu kustutub, siis saab ka maailma magnetvõrelt see süü, häbi, kahetsus kustutada. Nii et ikkagi kõik saab alguse meist endist. Eks ole? Et kui me enam ei räägi, ei mõtle, ei paanitse, ei hirmu, ei ole hirmul, ei hirmuta, siis meie valumälu kustutub. Me oleme valmis nii-öelda tegema selle kvanthüppe, siis saab ka maailma ja meie enda energia olla ühes rütmis ehk tasakaalus. Ja saame liikuda gnoosisesse ehk jumaliku tunnetusse. Osad panevad sellele ka nimeks valgustumine, et see minu pildis natukene läheb kokku, aga valgustumine kui selline ei ole eesmärk omaette. Et kui ma olen valinud selle tee, siis ma lähen seda teed. Kui ma ei ole valinud seda teed, siis ma ei lähe seda teed. Nii lihtne ongi. Aga et ei saa panna ideaaliks ette, et kõik peavad sinna jõudma. Ei pea. Nii. Oli mõistetav. Tekkis küsimusi? Kas on mõni koht, mis nii-öelda siin jadas ei läinud kokku? Okei. Nii. Et naine suureneb. Aha, siin on nipid teile. Nii. Siit siis on ka näiteks, kui me nüüd võtame meie väikse Eestimaa selle järgi, siis ütleme, siin on see väike Eestimaa. Täpselt samamoodi. Me olime kuskil punktis, tulid rootslased, sakslased, venelased, ukrainlased, kes iganes, on ju. Ja siis saime vabaks, tulid veel nii-öelda, aga kuhu me vaimselt liigume? Mis on tegelikult eestlase algusk. On see nii-öelda taarausk ehk maausk, eks ole. Et mitte see, et hakake kõik taarad koguma
et siis saate nii-öelda ratsarikkaks ja siis see kasuahnus kaob, vaid et meie oleme olnud selles gnoosises ehk jumalikus tunnetuses, ehk me oleme looduse usku. Nii lihtne see on. Ja nüüd, kui vaatate, kui palju on tulnud Eestis alternatiivseid, ütleme siis hästi lihtsa sõnaga taimekapsleid. Igasugused taimed on lihtsalt kapslitesse pandud. Mis see on? See on kõige ehedam, puhtam looduse rütm. Et minu lemmiklause on see, et rohtu ma ei söö, aga muru näksin hea meelega. Eks ole, et tegelikult, kui võtta meie väike armas Eesti, siis me oleme ka selle jada läbi käinud ja jõuame siia enda maausku tagasi. Nii et näksige muru ja jõuate sinna sisetunnetusse, jõuate sinnani, et tegelikult kõik, mis sul siin on maaema andnud, see on sinu päästmiseks ilma igasuguste kasuahnuste lülideta. Nii. Üks asi veel. Et kindlasti on teil tuttavaid, töökaaslaseid, sugulasi, kes on siis sellised, kuidas ma ütlen, konkreetsed, võib-olla natuke kitsarinnalised, jõulised, need, kes ütlevad otse välja kohe, saadavad sind sinna seedekulgla lõppu, siis nende inimeste eesmärk on sind maandada, tõmmata sind kohalollu, ehk sinu mees ja naine oleks nii-öelda käsikäes võrdselt. Ja siis on need inimesed, kes ei räägi asjast, räägivad sellest ja ilmast ja siis, mis naabrimehel ja naabrinaisel oli ja siis võib-olla ütleb ka selle, mis ta sulle öelda tahtis tegelikult. Need inimesed on samamoodi vajalikud, et sind natukene laiali viia, ehk aidata sul võib-olla seda energiat laiali lükata. Ja siis see konkreetne inimene tõmbab nii-öelda sulle piiri, et sa vaataksid enda sisse, kas sa oled läinud illusiooni või ebareaalsusesse. Et see on see magnetite tõmme-tõuge, et lükkan endast eemale ja panen piiri ette. Lükkan natukene veel, katsetan, proovin, panen piiri ette. Et mõlemaid inimesi on sinu ellu tegelikult vaja, aga mida ei tohiks olla, et on liiga palju neid, kes sind maandavad ja liiga palju neid, kes sind nii-öelda laiali viivad ja su kohalolust nagu välja sikutavad. Et sa natuke kaotaksid endast maailma. Et see oleks tasakaalus. Nii et kui teil on neid või neid inimesi, siis lihtsalt tänage neid, et ta tuli oma lausega sind maandama või et ta tuli oma pillapallaga sind nii-öelda natukene laiali tõmbama, et sa ei läheks liigsesse kontrolli. Et need oleks tasakaalus ehk sinu mees ja naine ehk ajupoolkerad. Nii et kõik hakkab pihta ajust. Kõige tähtsam on aju ja mis siis saate veel teha? Tähele panna sellist asja, kas sinul on mugav või ebamugav. Ära pane ennast teadlikult ebamugavatesse olukordadesse, kui sinu tunnetus on see, et vot ma tahan seda kogeda, aga see lükatakse laiali, siis sina pead hoidma, et sinul oleks mugav. Ei tohi panna ennast ebamugavusse, sellepärast, et muidu sinu sees need iinid, maa, õhk, tuli, vesi, metall ja sinu mees ja naine nii-öelda lähevad lappesse, hormoonid saavad kohe kiiresti kannatada,
sest siin koridori keskel oled sina ise, kõige tähtsam sinu individuaalsus, sinu keharakumälu, sinu hingerakumälu on siis need, mis peavad tegema koostööd, et oleksid harmoonias. Kasutada näiteks sellist toetuslauset, et olen enda täiuses täiuslik. Olen enda täiuses täiuslik. Keegi ei saa tulla ütlema, et sa oled liiga paks, oled liiga peenike, sul on, ma ei tea, nina liiga väike ja pepu liiga suur, mis iganes, või et sina oled tark, sina rumal, sina noor, sina vana, nii edasi, vaid et sina oled täpselt selles kohas, selles punktis, kus sa oled iseenda jaoks täiuslik, et hoida, arendada iseenda nii-öelda energiat ja hoida enda seda, et sina jõuad täpselt samamoodi enda jumalikkusesse tagasi. See, kes oled puhas sina. Siis aju toetada ja treenida. Kõige paremini aitab Montessori tehnikad. Kui panna Google'isse või küsida ChatGPT käest, et mis see Montessori on, anna mulle neid, siis ta kindlasti annab. Ja nii-öelda, kui neid teha, isegi kui sul mitte midagi viga ei ole, siis tegelikult sa aitad iseenda tervisele hästi palju kaasa sellega ja sa aitad sellega kaasa ka enda, ütleme siis kogu energiale, mees, naine, sisemine laps, sellele suurendamisele sujuvalt kaasa, et ei läheks nagu rapsimiseks või liigselt emotsionaalseks, et sa ei paneks ennast paigale seisma. Et äkki mul on veel siit midagi õppida, äkki ma ikkagi tahaksin seda kasuahnust veel kogeda, vaid et kogetud, tehtud, lõpetatud ja ma usaldan seda tulevikku ja astun julgelt nii-öelda enda jumalikkuse suunas edasi. Siis üks väga lihtne, mis saate ise teha kodus, on võtke nii-öelda üks paber või vihik ja lihtsalt tehkegi päeva jooksul sellist harjutust. Ma vaatan, siin ei ole ruumi. Ma korra näitan siia, siis ma tõstan selle tagasi. Et tee paberi peale 3 kriipsu ja siis võtta mõlemasse kätte nii-öelda pliiats. Natukene paremad värvid ja 2 käega lihtsalt. Ühele teed nii-öelda ringe, ühele teed 4 nurki, ühele teed 3 nurki, 2 käega korraga, et su mõlemad ajupoolkerad saavad täpselt sama signaali täpselt samal ajal. Lihtsalt harjutad, võid minna keerulisemaks, mis iganes. Montessori tehnika on see, et näiteks paberi peal on sul muster ja siis on näiteks muster. Ja siis sa lihtsalt kas pliiatsitega või 2 näpuga mõlemalt alustad ja nii-öelda teed seda mustrit samal ajal, eks ole. Et mul vasak praegu väga hästi ei tahtnud koostööd teha. Et lihtsalt teed neid mustreid. Algul võib-olla sarnaseid, samasuguseid, aga siis järjest keerulisemaks lähed. Et see aitab sinu ajul hoida seda kohalolu, seda maandust, et energia käiks spiraalselt ja normaalselt laeks maha, normaalselt laeks peale. Et sisemine lapse vabadus, vaba armastus oleks hoitud ja nii-öelda saaks suuremaks minna.
see tähendab ka natukene eneseväljendust. Ja nagu alguses ütlesin, tänutunne, et kui sa tänad, siis sa ka tasakaalustad enda füüsilist keha ja vaimset energiat ja selline austus suureneb. Ennast tänada ka. Need on need 5 armastuse keelt, et ei pea olema, et üks on minu tugev keel ja ma peangi sellega nagu elama. Ei, kõiki armastuse keeli pead sa enda puhul ka nii-öelda täitma või meeles pidama, nendele nii-öelda julgust ja kõike muud juurde andma. Kohe otsime selle ülesse, peaks olema siin. Et on siis need 5 armastuse keelt: kvaliteet, aeg, kingitused, teenimine, tunnustussõnad ja puudutus. Need vastavad kõikidele 5 elemendile, mis on ajus: vesi, maa, metall, õhk ja tuli. Ja need nii-öelda on täpselt sama, mis on sinu 5 meelt: haistmine, suhtlemine, kompamine, kuulmine, nägemine, ja see kõik on sinu nii-öelda sisetunnetus, sisetaju. Et endale tuleb ka kingitusi teha, endale tuleb ka tunnustussõnu öelda ehk enese motivatsiooni, puudutus, ennast tuleb ka teenida ehk teenindada, käia juuksuris, pesta, endale süüa teha, endale nii-öelda mugavad riided valida, see on iseenda nii-öelda teenimine, teenindamine, ja iseendaga kvaliteetaeg on täpselt sama tähtis, mis teiste inimestega kvaliteetaeg. Et ennast ei tohi ära unustada. Nii, siis on mul veel üks asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et YouTube'i kanalil on nüüd siis ka minu esimene meditatsioon väljas, mida ma soovitan teha just, kui sa tunned, et sa tahad nii-öelda ainult ennast, sa tahad endaga olla, sa ei taha teisi inimesi, siis on see väga õige, see on väga okei, sellepärast et siin koridoris, kus kasvab sinu individuaalsus ja sina teed otsuse, kas kolistan veel ämbreid ja tahan veel kogeda seda ego ja kasuahnust või ma astun nii-öelda jumalikku armastusse ehk enda algallikasse julgelt sisse, siis sul ongi vaja seda aega endaga, et enda mõtted lõpuni mõelda, et ise enda tasakaalustust teha ja ise enda piire nügida, et see oleks sinu sees, sinu meesenergia, sinu naisvägi oleksid siis nii-öelda käsikäes, et tekiks see, et meie teeme, meie läheme, mitte nii, et sinu asjad ja minu asjad, vaid et see kõik on siin üks jumalikkus, üks armastus, üks sinu energia. Ei ole, et on miinus ja pluss ja hea ja halb ja mees ja naine, mõlemad on võrdsed, et need ei saa lahutada. Ja selles meditatsioonis on esimene osa, on siis sinu vaimse poole, ütleme siis äratamiseks ja tervendamiseks ja puhastamiseks, ja teine osa on füüsilise keha hoidmiseks, toetamiseks, tervendamiseks, et nad teeksid koostööd, sest keha ei ole ilma hingeenergiata ja hing ilma kehata ei saa midagi teha, siis teda nii-öelda nagu ei oleks olemas. Vot sellised jagamised, soovitused ja kogu nii-öelda informatsioon.